Hei, mina olen Ants Uustalu ja kokka koos minuga igal teisipäeval kell 12.15 Tre raadios ning kuule kordust pühapäeval kell 13.00. Hakkab valmima üks söök. Oota, ma võtan selle paberi ette, mis see nimi siin oli. Üks saksa mingisugune asi, eks sul on peas juba või? Metbrussen, jah? Metbrussen, muidugi, siis seda ei tea. Metbrussen on siis selline, mis asja ma seletan, Ants seleta video. Kuule, mul ei ole see kõlar vist siin või see mikrofoni ei tööta hästi või? Ei, väga hea nüüd. On jah, väga hea. Nii, et seleta ise. Nii, siin kausid on mul siis meie enda Kehtna lihatööstuse sealiha, väga kvaliteetne nagu alati. Ja tükeldame siia sisse siis natukene salottsibulat. Tegin juba natuke eeltööd ära siin ja ma ei tahaks teha nii, nagu sakslased teevad, et lihtsalt panen selle toore sibula sinna peale ja mitte midagi muud. Sool, pipar ka ja kogu lugu. Ma teen natuke paremini, kuna Ott on ikkagi noor inimene, tahab elus veel palju korda saata, siis ma tahaks ka siin raadios veel käia ja teeme ikka nii, nagu tegema peab. Nii, paneme siia sibule, nüüd paneme siia natuke õli. Sakslased kindlasti ei pane seda õli, aga mis siis ikka. Nii mul on siin mingisugune pipra ja sooletops. Kuidas need lahti käivad, siis niimoodi. Kõigis meil pole sellised asju. Mingi salalukk peale pandud, mingid kile on peale topitud siia. Kuidas sul köögis need seal on? Kuskil mingi suurtest me võtame ikkagi suurest sellisest kausist ja võtame näppudega, seal ei ole aega keerutada asju. Ja siin on jälle mingi kile. Ott, mis asja sa teid? Kus sa teid need asjad? Ei tea. Vaata, proovi kuidagi lahti saada. Igal juhul tuleb siis selline võileib siit, või see pole isegi võileib, see on sai ja liha toores ja siis... Nii, nüüd läheb soole. Soola ka ilusti, siis paneme pipart ikka on ka vaja panna sellele toorele asjale. Nii, õli läks, korralik oliiviõli. Nii, ja Ott, ma teen su elu selles suhtes paremaks, et ma panen siia veel rohelist sibulat. Oma aias kasvas ilus roheline. Siis ma panen siia natukene parmesani ka, sakslased ei pane, aga meil ei ole vaja kõike teha nii nagu sakslased, teeme paremini, me oleme täpsemad, oleme paremad. Nii, paneme siia parmesani ka, nüüd hakkab juba looma midagi. Väga mõnus. Ja mul on tegelikult peterseli ka kaasas, ma tükeldan sulle veits peterseli ka. Ja petersel alati igast toore asjaga väga hästi sobib. Nii, petersel läheb ka siia. Kogu stuudio kõigub, kui ma püüan siin tükeldada. Nii. Siis on selle asja mingi välimus ja mingi ilu ja lõpuks on hea maitse ka loomulikult. Nii, kui me selle kõik nüüd ära segame, siis... Nii, Ott, tule juba, ole valmis. Vaatame, kas see mikker tõdu väga hästi, jah. Nii, ma olen valmis. Polegi vaja klappe. Kuule, see on väga ilus juba. Tõesti või? Jaa. See on nüüd ilus siis, jah? See on nüüd ilus, jah? Võrreldes sellega, mida selle Saksa tänava peal saada, on see ikka väga okei asi. Nii. Mis sa arvad? Teeme esimese proovi ära või? Jah. Nii, ma määrin selle siia peale. Seda muidu pannakse palju, jah? Sama palju. Päriselt või? Jaa, seda pannakse palju, jah. Ma teen sulle selles suhtes proovi, et ma söön ise ka. Nii, kuigi öeldakse, et lennukis ei tohi nagu ühte tohti süüa piloot ja abipiloot, aga aga meil siin pole kaugele minna. Nii, aga paneme siin pipart ka peale veel. Paneme, jah. Nii, paneme siin pipart. Paneme soola. Ja ma olen täitsa kindel, et see Ott sulle meeldib, sa oled kohe peale seda Tre raadio päevaprogrammi jooksed sinna poodi. Ja lõuan koju, ütlen, söök on juba valmis. Just. Pole midagi täna me kotletti ei tee, hoiame voolu kokku ja sööme toorelt. Nii. No, kõks. Kõks või? Teeme ära. Ma olen see, jah. Midagi pole iga ju. Ei ole, jah? Hea on. Servused ära süüa, kõik järjest. Väga hea sai. No palju vist ei tasu... see seda ei mõndki ole. Ma mõtlesin natukene puudu. Nii ei ole selle asjal ju, siis ma võin isegi võib-olla järgmine kord mingi toore munaga proovida. Vaata, kui ilus lause on, väga hea sai. Nagu sai. Väga hea sai. Tublid saklased, mitte ainult saklased muidugi. Ideaalne. Tehke järgi, tõesti väga mõnus. Hei, mina olen Ants Uustalu ja kokka koos minuga igal teisipäeval kell 12.15 Tre raadios ning kuule kordust pühapäeval kell 13.00.